saaks oma Linuxi kastile ligi virtuaalkastile. Selle nimi on Üllar Soon. Emaili-aadressi on võrdel näha. On Lapikute serveri administraator, olen Tipiku serveri administraator, endiselt Ixigast. Lapik on aastast 2008 ja Linuxiga olen erinevates kontekstides kokku puutunud 2006. aastast. Muide, pange tähele, see on GNU Linux. Linux on kernel ja GNU on see ülejäänud komplekser suures osas. Koolituse sisu ma põhimõtteliselt enam rääkisin ära, aga kordame üle. Kõigepealt virtuaalportiga teile natuke tutvutasin, kellel oli mälu välja kukkunud ja kellel mõtleb leida. Kui me kõik oma kastid tööle saame, siis uurime natuke Linuxi käsurida, mis on, kuidas kasutatakse, miks seda võib-olla eelistada mõnda juhul. Seejärel paigaldame SSH serveri, et saaks üle võrgu oma Linux masinale ligi. Ja lõpuks jääme üles LAMP-keskkonna. LAMP tähistab siis Linux, Apache, MySQL ja PHP. Linux on Linux, Apache on veebiserver, MySQL on andmebaasi server ja PHP on rakendusserver. Aga milleks Linux hea on? Esiteks, enamus distributsioon on täiesti tasuta. On erandeid, aga need on enamasti enterprise, mis tähendab siis suurtele firmadele mõeldud ja neil on põhitasu läheb siis tehnilise toe eest. Linux on avatud lähtekoodiga, kui tahate kirjutage ise ümber. Linux on modulaarne, mis tähendab seda, et põhimõtteliselt sa võid omale kerneli võtta ja sinna peale panna, mis pakid iganes soovid, kui sul vähegi teadmist on selle jaoks. Linux on otsast lõpuni kohandatav, mis on eelmise kahe tulemus siis. Sa võid võtta olemasolevat distributsiooni, näiteks Ubuntu, või siis sa võid panna oma Linuxi kokku täiesti nende programmidega, mis sul iganes hingi haldab. Ja seetõttu on Linux igal pool kasutuses. Ma otsin väikse statistika välja ja 2015 veebruari seisuga on 35,9% veebiserveritest Linuxi põhised ja 32,3% Windowsi põhised. Siis Linux võidab. Ja ülejäänud serverid on ka Unix põhised. Ja kuna Linux põhineb ka Unixil, siis näitab midagi. Aga lisaks veebiserveritele on Linux kasutusel ka tööarvutites, isegi kasutan tööl pidevat Linuxit. Ja praktiliselt igas tänapäevases ruuteris kasutatakse Linuxit. Ühesõnaga väga laialdaselt kasutuses. Räägin natuke sellest virtuaalmasinast, mis meil kasutusel on. Konfigureerisin ta 32-bitiselt, ühe tuumaga, 1 giga RAM-i, 64 megabaiti videorammi ja kuni 20 gigabaiti kõvaketast. Peale panin Ubuntu Linuxi, mille töölauaks on XFCE4. See on oluliselt kergem kui Ubuntu Unity. Ja kes veel pole ära arvanud, siis kasutaja parool on Lapik. Selleks, et seda virtuaalmasinat käivitada, siis tuleb see VirtualBox ennem installida ja siis hiljem käivitada see mingisugune 2 gigabaidine fail, mis siis käivitab uuesti VirtualBoxi ja kui kõik hästi läheb, siis avaneb see Linuxi ake üsna pea.
aga kui kellelgi on mingid probleeme, siis kohe võib teada anda, sest seal mõned asjad on ju välja tulnud, mis selle VirtualBoxiga on. Kas kõik on nagu saanud selle vähemalt käima? Või on proovinud vähemalt? Kas keegi ei ole saanud käima? Kõigil, kellel on mingisugune usk error, siis võtke settings, usk ja siis eebiga usk kontroller on tükk asi. Kas kõigi probleemid said lahendatud? Siim küll. Ja seal üks hakkas kopeerima ja pole mõtet läba. Esimese asjana logige sisse Linux Minimis. Kasutada siis Lapiki parool. Lapik. Kuna ta on teil üsna väikses aknas hetkel, siis proovime seda parandada. Võtame VirtualBoxi menüüst Insert Guest Edition CD Image. Võtame siin peale. Peaks hüppama tavaline aken lahti. Ja siin võtame autorun.sh peal execute. Anname siis lapik jälle. Siis ta installib mõned asjad, siis me teeme selle masinale restardi ja siis saab ta täisekraani lükata. Kas sa kordaksid see, palun seda käiku, mul läks veits kauem aega, mis oli devices? Devices insert Guest Edition CD Image. Nii.
siis avaneb väike aken ilmselt selline. Siis teed topeltklõpsu või siis parem klõpsu ja execute autoalarm.sh peal. Ja kui see aken omadega lõpetab, siis võite enter panna ja restardi teha oma masina. Siit tulevad menüüst, shutdowni nupp ja restart. Said installida. Lapik. Kui start on tehtud, siis saate parema kontrolliga teisega mängida. Kui teil ei ole parem kontroll, siis on äkki, aga VirtualBox peaks ütlema kuskil, mis teie boost key on. See valmis. Okei. Vaatame nüüd, mis käsurida on. Üleval menüü. Kena kiire ikooniga. Ja see on terminal emulaator. See lahti saate kena musta akna. Kui palju parem on mingisugust terminali kasutamist? Poole peal natuke rohkem. Kui palju te käske teate? Niisama ringi liikumine, failipuus. Ma peab tegema stardi. Kus kohas tal see õige koht on, kus restartida on? See on üleval ääres seal vasakul. Siin. Siis all see paremini nuppe. Keskelt restart. Okei, aga mis lihtsamaid käske rahvast teab siin? Eerik, ära sina vasta.
oota. Siit, see. ei tea keegi. Keegi pakkuda. Tahaks teada, mis teie ligikaudne tase on, et mida ma räägin. See on hästi palju raudselt küll üles, kui vaja on. See ei teha. Kui väga on rohkem räägima. Okei, ma alustan algusest siis. Põhimõtteliselt jah, kõige lihtsam käsk on LS, mis näitab selle kausta sisu, kus sa parajasti terminalis oled. Veidi juurde panna sinna siis LS-L on list-režiim, ehk siis näidatakse veidi nimekirja moodi kujul. Siit näeb juba välja, et need kaustad, mis mul siin on, esimene tulp lapikuid on omaniku nimi ja teine tulp lapikuid on grupi nimi. Linuxis on nimelt kõigil kasutajatel ka grupp olemas. Vaikimisi tehakse sama kasutaja nimega grupp, sellepärast ongi lapik ja lapik siin. Aga on ka hunnik teisi gruppe. Failidel kaustadel saab muuta nii omaniku nime kui grupi nime. Samuti saab määrata, mis õigustega saab ligi neile failidele või kaustadele. Kas saab ainult omanik või grupp või saab teised ka. Seda infot näitab esimene tulp nimekirja vaates. Teed ma ei hakka puudutama hetkel, aga esimene kolmik tähti R on siis read, 2V on write ja X on execute. Kaustade sissepääsemiseks peab kaustal olema execute õigus olemas, sellele, kes tahab sisse pääseda. Ja need kolm kolmikut siin on omaniku kolmik, grupi kolmik ja siis kõigi muude kolmik. Nagu näha, siis nendesse kaustadesse, mis mul siin on, saab omanik ainult kirjutada, aga lugeda ja avada saavad kõik, nii grupiliikmed kui ka teised. Me tahame ka peidetud kaustu ja faile näha, siis me lisame siia LS-ile veel A otsa, see on siis all. Linuxis vaikimisi on peidetud kõik failid ja kaustad, mille nimi algab punktiga. Kui me tahame kuhugi mujale liikuda kaustas, siis selleks on nagu Windowsi command line'ilgi selline tore käsk nagu CD, ehk siis change directory. Näiteks downloads kausta. Vaatame, mis siin sees on. Siin on paar pilti, mis ma tõmbasin. Kui me tahame kausta peale üles pääseda, siis me kasutame punkt lühiteed, ehk siis CD ja siis tühike punkt. Sellega lähme tagasi üles. Nagu näete, siis siin kasutaja masina nime järgi näitab käsurja alguses ka seda, kus kaustas ma parajasti olen. Ja see tilde, mis siin on, see tähistab mu kodukausta. Põhimõtteliselt nagu Windowsil on My Documents. See tilde võrdub sama, mis meil praegu Chrome lapik. Iga kasutaja jaoks on see siis erinev. Kui me vaatame, mis meil üldse ketta peal on, siis seda ketasse tähistab üldjuhul lihtsalt kaldkriips. See on siis nagu root file system. Nagu ma rääkisin, et on ka teisi kasutajaid, siis kettal otse on praktiliselt kõik failid ja kaustad root kasutaja omad ja samuti root grupi omad.
root on siis Linuxi traditsiooniliselt see kõige admini konto. Ja seetõttu erinevalt sellest, mis Eerik teeb, ei tasu root kontoga niisama tööd teha. Sa ikka pidid seda välja ütlema. Jah. Aga lähme tagasi oma kodukausta. Selleks saame... Ma olen oma kodukaustas, vahest. Kui ma läheksin root kausta, siis ma tahaksin tagasi oma kodukausta minna CD tilde lehisega. Olles oma kodukaustas, vaatan igaks üks eri, mis siin olid enne. Vaatame koos kasutajainfoga. Oletame, et ma tahan teha oma public kausta miski pärast root kasutajale omaks. Selleks on olemas käsk CH-own ehk siis change ownership. Kuna see public kaust on hetkel minu oma, siis ma saan teha seda oma kaustaga. Et ma panen zone ja root kasutaja ja public kaust. Okei, ei saa veel. Okei, siis tuleb mängu selline tore käsk nagu sudo. Sudo ehk siis super user do. Kirjutatakse niimoodi. See käsk teeb niimoodi, et kõik käsud, mis sinna järgi kirjutatakse, käivitatakse nii, nagu need oleksid admini poolt käivitatud. Siis kui me teeme sudo, sudo omaks, public kaust, siis ta küsib meil parooli. Kuna lapik kasutaja on sudo grupis, ehk siis tal on admini õigused olemas läbi sudo, me kirjutame siia lapik ja valmis. Vaatame nüüd, mis sai. Nagu näha, siis public kaust on nüüd root kasutaja oma. Kui me tahame ka grupi ära muuta, siis me kirjutame sudo chgrp ehk siis change group. Aga muidu samamoodi root grupi omaks ja public kaust. Tegi ära. Vaatame. Ka grupp on muutunud. Kui me ei viitsi eraldi kirjutada neid, siis me võime kasutada CH-own'i sudo paika. Kirjutame siia esiteks kasutaja nime ja paneme kooleni vahele ja kirjutame grupi. Siis me saame korraga vahetada mõlemad ära. Need loomulikult ei pea samad olema, aga praegu ma muudan public kausta tagasi lihtsalt lapik omanikule, lapik grupile. Ja jälle algne seis. Siis on selline tore käsk nagu chmod ehk siis change mode. Selle käsuga annab muuta faili kausta õigusi, kes sinna ligi pääseb ja mida teha saab. Oletame, et ma tahaks, et public kausta saaksid ka kõik kirjutada. Nimi ütleb, et on public. Siis teeme chmod. Paneme g pluss kaksis veel. Ehk siis group pluss tähistab seda, et lisame õiguse, mitte ei võta ära. Ja v on siis write. Ja public kaustale. Vaatame, mis sai. Kui võrrelda eelmise pildiga, enne oli siin r-x, nüüd on rv-x. Kui me tahame, et kes veel ei tea, siis nooleklahvidega saab eelmisi käske terminaalis võtta. Kui me tahame, et kõik
ka need, kes ei ole Lapik kasutaja või Lapik grupi liikmed. Me tahame, et kõik saaksid ligi public host'ale kirjutama ka. Siis me paneme siia O nagu others. Vaatame, mis sai. Meil on kõik kenasti täidetud siin. Ja läks ka miski pärast roheliseks. Nii. See on õun, see on GRC, see on muud. Äge. Sudo tutvustasin ka ära. Korra viimane, mis ma veel tahtsin siin teha. Kui me vaatame, et oleme mitmekesi ühes arvutis sees, mitu kasutajat, siis selleks, et näha, kes parajasti arvutis sees on, selleks on siuke hea lihtne lühike käsk 2V. Sellega näeb ära, kes, kus ja mida teeb. Kes siis kasutaja, kus on terminal ja IP aadress, kui juhtub olema. Ja mis on käivitatud, siis viimane käsk on siin viimases tulbas. See, kes V-käsu käivitas, tal väga palju valikut ei ole, mingi V-käsk siin. Ja lisaks on süsteem on Lapik kasutajana sees Upstart programmiga. Kui me tahame teada, mis IP meil on, mis tuleb ka sageli kasuks, siis on meil IF-config. Windowsil on IP-config, Linuxil on IF-config. IF on siis interface, Windowsil on IP. Näeme ära, et meie virtuaalmasina aadress on 10.02.15. Ja lisaks hunniku muud informatsiooni. See LO siin on loopback ehk siis localhost aadress ehk siis sama masina ring aadress. Ma ei teagi, kuidas seda seletada. Saab samast masinast samale masinale ligi. Seda me hiljem kasutame siin. Ja sudo oli ära, aga selline käsk on veel nagu SU. SU on switch user. Ehk siis saab terminalis vahetada ilma oma graafilisest liidesest välja logimata kasutajat. Hetkel siin masinas on põhimõtteliselt ainult root kasutaja ja Lapik kasutaja ja siis mõned süsteemsed kasutajad. Kui te teate kasutaja parooli, siis pole vaja sudot ette panna. Kirjutate suu, sidekriips ja see kasutaja nimi, milleks te tahate saada. Siis küsitakse teilt selle kasutaja parooli. Kuna root kasutajal Ubuntul parooli ei ole, ta on niimoodi pooleti välja lülitatud, siis ei ole meil ka mingit parooli siia panna, aga Ctrl+C aitab meid hädast välja ja sellega saab käsu katkestada. Või noh, võiks saada, seda käsku vist ei saa, ei tea. No siis enter ja ta ütleb teile, et parool on vale ja läheb ise välja. Aga kui me ei taha sudo kasutada miskipärast või me tahame lihtsalt root õigustesse, siis paneme sudo ette ja kirjutame niisama SU. Niisama SU paneb sinna põhimõtteliselt ise kriipsu ja root järgi. Ja nüüd me oleme root kasutaja terminalis. Linuxil tähistab root kasutajat lisaks sellele nimele root siin ees ka trellid märk. Kui tavakasutajatel on siin dollari märk, siis root kasutajal on trellid märk. Nüüd põhimõtteliselt root kasutaja olles me ei pea kunagi enam sudo ette kirjutama, seni kuni me oleme root kasutajana sees. Nii et me võime teha mida iganes,
aga sellega kaasneb ka suur vastutus, kuna me võime ka suvalised asjad tuksi keerata, kui me ei tea, mis me teeme. Aga ruutkasutaja õigustest saab välja käsuga logout või siis kiirem on Ctrl-D, mis põhimõtteliselt kirjutab ise exit või logout. Nii. Kellelgi on veel mingeid ideid, mida ta tahaks käsurealt teha, aga ei oska. Võib-olla need kaudsuta faili tegemist ka. Okei. Kaustu saab teha sama käsuga põhimõtteliselt, mis Windowsis, mkdir make directory. Teeme näiteks kausta jus. Selle jaoks pole sudo vaja, kuna me oleme praegu oma kodukaustas. Meil on lubatud siia kirjutada. Vaatame, kas tekkis kaust jus. Kaust jus on olemas. Kuna lapik kasutaja tegi selle, siis on ta ka lapiku oma vaikimisi kohe. Tühjasid faile on võimalik teha käsuga touch. Vaatame, et teeme puudutus.txt siia. Vaatame uuesti, täitsa olemas. Faile üldjuhul ei värvita, kui nad just käivitatavad ei ole. Nii et hea eristada. Kui me tahame käsurealt miskipärast seda faili muuta, siis kõige lihtsam editor selle jaoks on nano. Kirjutame selle faili, mis me tahame muuta. Ja selline editor. Fail on hetkel tühi. Kirjutame siia mingi teksti. Salvestamiseks on Ctrl-O. Küsimus nimega salvestada. Ja kui me ei salvesta ise käsitsi, panen siia mingi tähe juurde, siis on Ctrl-X, on exit. Ctrl-X küsib üle, kas me tahame salvestada. Ja seal on valitud Y vajutada, siis on yes, no, N vajutada, siis on no ja Ctrl-C on cancel. Ütleme, et me tahame ikka salvestada. Vajutame Y, küsib igaks juhuks üle, mis faili nimega. Enter ja ongi meil puudutus.txt sisuga mingi tekst. Kui me miskipärast ei taha seda editoris lahti teha, tahame niisama terminali selle faili sisu, siis on veel olemas cat käsk. Cat niimoodi kasutades prindibki lihtsalt faili sisu välja. Cati on võimalik ka teistmoodi kasutada ja Linuxil on võimalik input-output stream'e ümber suunata, aga ma arvan, et sinna ei lähe. Veel mingit soove? Kui ei ole, siis hakkame SSH-d installima. SSH on secure shell, ehk siis kui on masinasse installitud secure shell server, siis on võimalik SSH protokolliga turvaliselt krüpteerituna ligi pääseda teisest arvutist sellele arvutile. Eeldades, et pordid on lahti ja mingisuguseid võrgupoolseid probleeme ei ole. Aga SSH serveri installimiseks kirjutame sudo ja Ubuntu puhul apt-get tühik install, kuna me tahame installida ja paki nimi on OpenSSH server. Vajutame enter.
meile antakse nimekiri nendest pakkidest, mida on vaja selle OpenSSH serveri installimiseks. Paneme Y ja Enter. Ja tundub, et takerdume selle taha, et meil ei ole internet. Siim, TTÜ ei ole internetti. Mul installib juba see. Oled sa kindel, et sa oled õiges võrgus? No, ma olen TTÜ võrgus. Windows on? Windowsis on ühendus olemas? Tundub olevat, mingi hetk tuli mulle meili ka, siis ta näitas ära. Ei teagi. Teised said kõik mul asja installima. Okei. Sul oma Wi-Fi parooli anda. Ole häda. Sain omale ka internetti. Nii. Põhimõtteliselt meil SSH server jookseb nüüd. Saame seda kontrollida niimoodi, et kirjutamegi terminali SSH. Lapik, see on meie kasutaja nimi, millega me tahame sisse logida. Masina nimi on hetkel localhost. Võite kirjutada 127.0.0.1, aga localhost on lihtsam. Ja vajutame Enter. Küsitakse, et kas me tahame seda krüptovõtit usaldada. Kirjutame yes ja vajutame Enter. Küsitakse meilt lapiku kasutaja parooli. Kirjutame lapik. Ja saame SSH kaudu sisse. Kui keegi tunneb ennast selle koolituse masinas miskipärast ebamugavalt, tahab SSH-da oma host masinast näiteks sisse, siis võite küsida, ma ei hakka seda vist niisama seletama. Kas keegi tahab putiga või millega SSH-da oma masinasse? Okei. Ütleme, et me oleme kaugelt ligi pääsenud siis. Muidugi selleks, et kui keegi tahab praktiseerima hakata, tuleb ruuteril port 22 ära suunata siis. Kui te otse välise IP peale vähendute. Localhostis seda vaja ei ole. Või noh, mitte localhostis, vaid lokaalvõrgus tähendab. Ma näitan igaks juhuks sellega üle, kui keegi tahab omal sellesse masinasse kunagi miskipärast SSH-ga host masinast ligi pääseda, siis tuleks võtta settings VirtualBoxil siis. Siin on network. Ahah.
mis sa pärast ei kirjutas kraapideks siis? Ma ei tea jälle. Midagi ei toimu. Kuidagi hangunud on. Ei tundub, et ma hetkele näitasin Virtual Boxi idee koostööd. Ei, parooli sisestada praegu. Linuxis on parooli sisestamisel ei ole mitte midagi näha. Parooli paned ära ja siis enter. Aga nüüd, kus meil on SSH peal, me saame oma tulevasele serverile kaugelt ligi. Siis paneme peale veebiserveri pakid. Siin on selline pikk käsk. Zoomi seda veits. Oho, palju parem. Meil on installi käsk. Esimene pakk on Apache 2, mis on siis suhteliselt enim levinud veebiserver. Teine pakk on PHP, millel siis päris paljud veebirakendused jooksevad. Siis on MySQL server. MySQL on uue nimega MariaDB, siis on SQL server ehk andmebaasi server, kus hoitakse infot. Ja viimase pakina on PHP MyAdmin, mis teeb selle andmebaasi serveri haldamise oluliselt lihtsamaks. PHP puhul peab ikka versiooniga ära täpsustama. Ubuntu, Metapackage, Ubuntu teab selle ise. Ei tea sul. Okei, siis pange PHP 5. Et see Apache server on ju 168 mega. Tõmbab korraks siin Wi-Fi versioon kindlasti. See kõrval. Kui te sellisele ekraanile jõuate kõik, siis ma jätkan. Nii et kui keegi ei ole veel jõudnud, siis paluks käsi püsti. Kiiresti tuleb ära. Minut veel. Ja, mul on 25 sõna. Ma ei ole enam nii kindel, sest ta läheb nagu alla minuti ja siis tuleb minuti peale. See kuulab minu. Kui edasi tagasi.
võin vahepeal näidata lõpuks seda võrguseadet, mis tuleb teha, et saada SSH kaudu oma host masinast Linuxi masinale ligi. VirtualBoxis oma virtual machine'i seaded lahti võttes, network tab. Kuna meil on NAT versioon, siis meil on vaja port suunata. Port forwarding. Vajutame siit pluss. Selle nimeks näiteks SSH. Protokoll jääb TCP ikka. Host IP on 127 001. Host port on 22, kuna siis saab kasutada porti 22 vaikimisi. Keskport on samuti 22. Ja Kest IP saame siit 10.02.15, mis on minu teada VirtualBoxil vaikimisi Kesti IP aadress. Paneme selle siia. Okei, ja nüüd me saame host masinast, näitame Windowsi peal. Tundub, et see masin on nii võimas, et Windowsile ei jää palju ressurssi. Kes veel ei ole jõudnud sellisele ekraanile? Mis võib minna edasi? Okei, paneme siis installi käigus MySQL root kasutajale mingisuguse parooli. Seekord ma lasen teil ise valida, ei pea lapik panema mingi aja. Ma panen, kuna ma ei viitsi muud. Võtan enter, kordame veel korra seda. Ja kuna me installisime Apache 2 serveri, siis Space'iga paneme siia linnukese ette. Ja enteriga lähme edasi siit. See viimane aken siis küsis meilt, mille jaoks me PHP rakendusserveri tahame konfigureerida. PHP MyAdminit tahame ka konfigureerida, nii et jätame yes ja vajutame enter. Ja nüüd on meil vaja seda parooli, mis me just panime MySQL root kasutajale. Selle teise kasti, kus ta küsib MySQL application password'i, selle võib tühjaks jätta, siis ta genereerib ise endale parooli. See parool on siis andmebaasis PHP MyAdmin kasutaja jaoks.
ma jätan selle tühjaks. Kuna mul on niikuinii ruutkasutaja ligipääs olemas, siis mul pole vaja seda parooli teadagi. Ja ongi installitud. Kuidas me teada saame, et on installitud? Võtame menüüst Firefoxi näiteks. Kirjutame siia localhost. Ja satume sellisele lehele. Kui te nüüd tahate oma veebilehte hakata arendama ja teil on vaja kuskil need failid panna, siis seesama näidislehekülg ja vaikimisi ruutkaust veebiserveril on kohas var www. Võime terminalis sinna minna CD käsuga. Vaadata, mis seal sees on. Hetkel on siin HTML kaust sees. Ja kui me sinna sisse vaatame, siis on index HTML, mis ongi seesama näidisleht. Kui me tahame ka oma lapik-kasutajaga seal faile muuta, siis me võime teha lapik-grupi kasutatavaks var.ww kausta. Seda me teeme siis chgrp käsuga. Seekord on sudo vaja ette, kuna see ei ole meie oma üldse. Lapik grupi jaoks var www. Ja lisaks paneme siia veel kriips R, mis tähendab rekursiivsust. Ja see tähendab seda, et kõik kaustad failid, mis seal juba sees on, need muudetakse ka lapik grupi omaks. Vaatame, mis toimus. Näha on, et nüüd on lapik-grupi oma. Ja lisaks peame me muutma õigusi niimoodi, et grupil on õigus kirjutada sinna igale poole. Ehk siis sudo chmod g nagu grupp pluss kaksis v var www. Sellele lisame ka R-lipukese. Vaatame, mis meil nüüd toimub siin. Ja nüüd saame teoreetiliselt oma kasutajaga siia kirjutada. Proovime. Lähme HTML kausta ja võtame seekord meie editoriga selle lahti. Kuna Linux ei ole ainult terminal, siis võtame menüüst accessories, võtame mousepad, mis on siis XFCE vaikimise teksti redaktor. Saame siit kenasti navigeerida file system, var, www, HTML ja index HTML. Selline näidisleht on meil siis kedagi väga suur. Ma muudan lihtsalt sisu edasi. Vaatame, kas juhtus midagi. Ühesõnaga, meil on sinna kirjutusjõudnud olemas.
lihtsaid HTML-lehti saame kohe hakata tegema. PHP-lehti saame ka tegelikult kohe hakata tegema, sellepärast et nüüd on PHP server installitud. Me võime seda kohe katsetada. Kui me teeme näiteks uue faili, samuti mousepad'iga kirjutame siia mingisuguse PHP asja sisse. Salvestame ära, kuhu salvestada failsüsteem, var, v, vaatame browser, teeme index.php. Salvestame. Vaatame, mis nüüd pakub meile. Endiselt sama, kuna meil on index.html olemas. Siit me saame veel ühte käsku tutvustada terminilis, milleks on siis MV ehk siis muu. Muuga kasutatakse failide liigutamiseks, aga ka failide ümbernimetamiseks. See on põhimõtteliselt sama asi. Kirjutame MV, kirjutame index.html. Nimetame ta näiteks index.html vana. Vaatame, mis sai. Ongi index.html vana ja index.html ise on kadunud. Ja nüüd läheb käima meie PHP-leht. Põhimõtteliselt see PHP info käsk oligi selleks, et printida välja selline tore tabel, mis näitab kogu PHP ja Apache keskkonna infot. Nii, PHP on olemas, Apache on olemas, MySQL installisime ka. Vaatame, kui me lähme localhost, kriips PHP myadmin. Saatame sellisele lehele. Me võime sisse logida siit oma root kasutajaga ja selle parooliga, mis me panime. Kui me ei oleks PHP myadminit installinud, siis me tegutseksime endiselt terminalis ja kasutaksime MySQL-i ka käsurealt. Mis ei ole üldsegi nii mugav kui PHP myadmin kasutus. Oletame, et me tahame WordPressi installida. Teeme uue kasutaja selle jaoks, kuna root kasutajaga ei ole kunagi mõistlik midagi välist teha. Mingeid rakenduse käivitada. Võtame siit users. Võtame add user. Pisikene nupukene sõnal. Paneme userile kasutajale nime. Ma panen siis WordPress, originaalne. Host on protsent, mis tähendab seda, et suvaliselt aadressid pääseb praegu ligi MySQL serverile selle kasutajaga. Aga siit me võime valida ka local, sel juhul pääsevad ainult kohalikus arvutis jooksvad rakendused ligi sellele. Parooliks paneme midagi. No, ma panen siia graafik. Või siis vajutate generate ja jätate suure pika turvalisema parooli meelde. Hetkel me globaalseid privileege ei hakka andma, aga me võime panna siia linnukese, et create database with same name and grant all privileges, mis tähendab seda, et WordPress nimeline andmebaas luuakse ka kohe.
ning WordPress andmebaasi kasutajale antakse ligipääs sellele andmebaasile. Teeme selle ära, meil on WordPress kasutajana. Ja nüüd ma lähen tundan oma WordPressi. WordPress on õnneks ainult 6,4 mega, et see ei tohi kaua võtta tõmbamine. Kui meil WordPress on olemas, siis me võtame lahti vahelduseks file manageri. Võtame siin file system, var, v. Teeme vaata meil kausta üldse praegu tühjaks. Lähme oma downloads kausta, kogu WordPress tõmmati. Ekstraktime selle kausta, mis meil oleks nagu kasutatavad failid. Võtame siit seest kõik failid, nii on kõige lihtsam. Lähme uuesti file system, var, v, HTML, ja paneme failid siia. WordPressi põhi on meil nüüd olemas serveris. Nii et kui me lähme uuesti localhost'i, siis me saamegi WordPressile ligi. Saame ta andmebaasi kasutajana anda juba WordPressi. Andmebaasi nimi tähendab. Andmebaasi kasutaja nimi paneme samuti WordPress. Parooli me just panime. Ja muu võib samaks jätta ja submit. Aha, okei. Can't write wp-config file. See tähendab seda, et me naaseme oma terminali juurde. Vaatame, mis on viga. Sellel samal HTML kaustal var www.html. L avaldab, ei saa selle kausta info. Kausta info on siis see punktiga variant. Viga on see, et meie veebiserver jookseb hoopis kolmanda kasutaja alt ja kolmandas grupis. Nii et meil on kaks võimalust, kas me muudame selle kausta õigused ära niimoodi, et kasutaja www.data saab asjale ligi. Või siis lihtsam variant on teha nii, nagu siin õpetatud on. Võtta lihtsalt faili sisu, kopeerida ja teha selle wp-config nimeline fail, wp-config.php nimeline fail. Var www.html kausta. Kui see on olemas, siis võib seda vajutada run the install. Ja edasi on juba lehe konfigureerimine.
näitab, et meil jookseb nii Apache, PHP kui ka MySQL. Vastasel juhul sellist pilti ega installerit ette ei saaks. Kui me nüüd tahame natuke süübida siin konfidesse näiteks, siis Linux hoiab konfiguratsioonifaile kaustas etc. Siin on päris palju faile ja kaustu ja kõik neid kontrollivad mingisugust programmi. See on loomulikult jälle maitse asi, aga mina kasutan nende konfifailide muutmiseks just Nanot. Võimsamad inimesed kasutavad Vimmi, aga kuna sealt on ilma klahvikombinatsioone peast teadmata võimatu isegi välja saada, siis see on keerukam. Aga kirjutan näiteks sudo nano etc, paneme ette. etc kaustas on kaustus SSH. SSH kaustas on fail sshd config. Muide veel üks tähelepanek, et Linuxi käsureal saab tab klahvi vajutusega lasta pakkuda variante, millega nagu lõpetada käsku. Kui on näiteks kirjutada SSHD ära, kuna seal on ainult üks fail, mis algab tähtedega SSHD, siis vajutab tabi ja ta lõpetab ise faili nime ära. Ta teab, et see fail on seal olemas. Teen sinna faili lahti. Siin on terve hunnik igasuguseid toredaid konfi muutujaid. Aga mis meid esialgu huvitaks võib-olla on siis port, millel jookseb SSH. Kui meil näiteks tahame koduarvutisse ligi pääseda, aga 22 port ei ole lahti, kuna see on liiga väike number. Või siis tahame lihtsalt väheke turvalisust juurde selle läbi, et muudame pordi mingisuguseks mittekasutatavaks pordiks, mida on lihtsalt keeruline ära arvata. Näiteks paneme 22, 33, 4. Ja teine oluline konfiguratsioon SSH serveri juures on permit root login, kui ta natuke allapoole kirjutab noorklahvidega see. See ei tohiks kunagi yes olla, ütleme niimoodi. Kui see on yes, siis saab root kasutajaga ligi ja kuna root kasutaja on kõigile häkkeritele teada, et selle kasutaja nimi on alati root, siis nad võivad lihtsalt parooli ära arvata mingisuguse toreda tarkvarajõupi abil ja kui nad juba root kasutajana Linuxisse ligi pääsevad, siis nad saavad absoluutselt kõike teha. Without password siin tähendab seda, et parooliga ei saa sisse logida, küll aga saab krüptovõtmega. Ja selleks tuleb juba serveris registreerida oma krüptovõti, mis sul peab olema ka genereeritud eelnevalt enda arvutis. Nii et kuna see on juba iseenesest keerulisem protsess ja eeldab, et sinu arvutis on ligipääsemiseks teatud fail olemas, siis see on juba turvalisem. Aga võib ka siia lihtsalt nõu panna, mis tähendab seda, et root kasutajaga ei saagi kunagi ligi. See ei takista loomulikult seda, et lähete kasutajaga lapiks sisse ja võtate siis endale root õigused. Kui me
pordi ära muutsime, siis salvestame siin ära ka selle välja. Ja nüüd tuleb mängu käsk service, mis on omane Ubuntu põhistele süsteemidele. Sinna käib alati sudo ette. Sudo service. Service'i nimi on SSH. Ja me tahame restardi teha sellele, kuna meil vahetus port ja seda automaatselt niimoodi ei vahetata, vaid me peame teenusele restardi tegema. Teenuse start, käivitus uuesti ja nüüd me peaksime saama ligi SSH kaudu sellel uuel pordil. Selleks siis SSH kriips G ja uus port ja samamoodi lapik localhost. Küsid parooli ja saimegi uuel pordil ligi. Kui me lähme välja siit ja üritame vanal pordil ligi pääseda või siis ilma porti määramata, mis tähendab automaatselt porti number 22, siis öeldakse meile, et ei saa ligi ja ongi kõik. Veebiserveri poole pealt on konfiguratsioonifailid kaustas etc Apache 2. Siin on Apache 2 conf. Kui me selle lahti võtame, siis see on juba päris pirakas fail, 221 rida. Ja siit me saame konfigureerida, mis mooduleid meie veebiserver laeb, kaasa arvatud siis PHP. Me saame konfigureerida, kus asub selle veebiserveri root, ehk siis see ei pea var www HTML olema. See võib ka suvaline muu kaust olla. Ja üldjuhul on siin kõik konfiguratsiooni asjad ära kirjeldatud. Vaatan, kas ma leian siit midagi huvitavat, mida võiks muuta. No, muudamegi näiteks ära selle var www. Kirjutame siia hoopis home public. Lapik public. Ehk siis meie kodukaustas olev public kaust. See küll teeb meie WordPressi installatsiooni katki, aga vähemalt näeb ära, et saab muuta seda. Nanos saab otsida Ctrl+2V käsuga. Ja ma otsiks hetkel listen rida, kust peaks saama porti määrata. Okei. Tuleb välja, et see listen rida, mida ma otsisin, on hoopis ports.conf failis. Arvestame selle praegu ära. Ma loomulikult ei teinud sudoga seda nanos. Lähme sudo nano ports.conf. Siit me saame siis määrata, mis pordil meie veebiserver kuulab. Vaikimisi on veebiserveritel port 80. Porti 80 ei pea me kirjutama brauseris. Siin ei ole 80, aga kui me kirjutame siia 80, siis ta saab ka aru. Läheb samasse kohta välja. Aga kui me muudame selle näiteks ära 80,
ja teeme jälle sudo service Apache 2 restart. Siis ta peaks meil kuulama nüüd uuel pordil. Selle pordiga ei tohiks enam ligi pääseda. Kool 80 aadressi rival ja saame forbidden, kuna meil ei ole ligipääsu selles Ghostast. Seda on okei, ma muudan praegu selle document route'i tagasi varve-eks, et oleks meil mingi WordPress, mille peal näidata. Ja nüüd on siis pordil 8080 meie server. Ühesõnaga, confi failid on meil Ghostas etc. Koduclose my documents nii-öelda on meil home ja kasutaja nimi. Ja seda saab ka lühemalt kirjutada lihtsalt tilde. Või siis dollar ja suhtajatega home peaks ka sama olema. Veebi vaikimisi kaust on var www. Ma ei teagi praegu midagi rääkida. Kas kellelgi on mingeid küsimusi? Või oli kõik nii arusaamatu, et ei ole isegi küsimusi? Mingi conf-fail, ma mäletan, oli, kus sai indeks nimeliste failide prioriteedi paika sättida. Mis võib-olla on veebi arendamise puhul teinekord vajalik. Selleks saab kasutada sama Apache 2 confi. Või siis, kui Apache confis on lubatud see, siis saab kasutada .htaccess faili ja see läheb siis var www kausta. Kas ma saan aues mõned on? Nii. Vaatan, kas ma leian Apache confist üles selle rea, kust saab muuta indeksfailide prioriteeti. Selleks, et htaccess muidu töötaks, on
on vaja siin oma Varvere direktori juures panna allow override all. Nanni puhul HT-access ei loeta üldse. ise ka guugeldada. Siim, sa küsid selliseid küsimusi, mis mul teada. No ma ise copy-paste'in selles mõttes, seda kuidagi. Selleks on siis käsk direktori indeks. Vaitid. See käsk käib meil näiteks siia samasse lõppu juurde direktori indeks. Vaatame, et me tahame PHP oleks eespool. Enne meil oli probleemi, et indeks vaatamine tuli üks ära muuta selleks, et saaks PHP käima. Paneme nii pidi ja sellisel juhul loetakse esmalt siis see indeks PHP, kui seda ei ole, siis indeks vaatamine. Ja siia võib järgi panna terve pika nimekirja failidest, mis kõik ei pea isegi indeks nimelised olema. Ning see määrab selle prioriteedi. On kellelgi veel mingeid küsimusi Linuxi kohta, serverite kohta? Peab hakkama otsi kokku ja kellel juba tuleb peale. Tahan, et mind ära kannatasite. Ilmselt järgmine koolitus on ülejärgmine nädal korrus allpool küll. See on 311 ruumi, et järgmine koolitus on 211. Ja teemad on sellised progresseeruvad sellest samast asjast. Andke kindlasti tagasisidet, siis ma tean, kui see esimene loeng pidada, nii et just tean võib-olla kõige parem tagasisidet, mis parandada. See link tuleb ilmselt kuskile siin. Jah.